Sõbrad, täna tahaksime teiega täiesti ausad olla. Vaadake seda eelmise nädala kliimasündmuste ülevaadet ja te saate teada, milleks me neid filme tegelikult loome. Saksamaa. 31. mail Nordrhein-Westfaleni liidumaal tabas võimas äikesetorm koos tugeva vihma ja rahega. Eriti rängalt sai kannatada Hückelhoveni linn, kus ootamatu torm katkestas karnevalifestivali. Taevas kiiresti tumenes, tõusis tugev tuul ja sõna otseses mõttes festivaliala oli minutitega vihmaga üle ujutatud. Kuni 3 sentimeetri suurune rahe vigastas 11 inimest, enamasti olid rebendhaavad. Mõned festivalil osalejad süüdistasid korraldajaid aeglases reageerimises lähenevale tormile, kuid nad lükkasid kriitikat tagasi. Üks neist selgitas, et olles enam kui 20 aasta jooksul selles valdkonnas ta pole kunagi nii terava ja hävitava tormiga kokku puutunud. Kuigi Saksamaa ilmateenistusega oli pidev ühendus, tuli rahehoiatus alles viimasel hetkel, radarid ei märganud seda ette. Vihmad ujutasid teid üle ja mitmes piirkonnas tänavatel tekitanud mudavooge. Mõnes kohas sadas vaid mõne tunniga maha üle 60 liitri sademeid ruutmeetri kohta. Tol päeval registreeriti riigis üle 70 000 välgulööki. Üks välgusähvatustest tabas Hückelhoveni linna lähedal rongi kontaktvõrku. Rong peatus otse sillal ja umbes 160 reisijat olid sunnitud mööda rööpaid lähimasse jaama kõndima. Need, kes ei saanud ise kõndida, transporditi rullaudade abil ja Esseni linnas välgulöök põhjustas elumajas tulekahju. Inimestel õnnestus hoonest lahkuda, kuid ta muutus põlenud katuse tõttu elamiskõlbmatuks. Aacheni linnas tühistati elementide möllu tõttu jalgrattavõistlus, mis pidi olema Austraalias toimuvate maailmameistrivõistluste kvalifikatsioonietapp. Šveits. 28. mail Šveitsi Valais kantonis toimus ulatuslik Pertši liustikuvaring, umbes 3 miljonit kuupmeetrit kive ja jääd varises Lötšentali orgu. Platteni küla hävis peaaegu täielikult ja alles jäänud majad ujutasid üle Lonsa jõe veed, mille säng oli blokeeritud hiiglasliku kivirahnuga. Paljud kohalikud elanikud kaotasid kõik, maju, põllumajandustehnikat, ettevõtteid. Isiklikest asjadest neile jäi alles vaid see, mis neil õnnestus evakueerimise ajal kaasa võtta, sest inimestele anti ettevalmistuseks kõige rohkem 90 minutit. Ohumärgiks osutus ebatavaliselt kiire kivimite massiivi nihkumine. Ka koduloomi samuti õnnestus ohutsoonist välja viia. Sadu lehmi, lambaid ja küülikuid. Siiski tragöödiat ei õnnestunud vältida. Küla ääres asuva Emmate talu territooriumi eksperdid pidasid ohutuks ja ta asus evakueerimistsoonist väljaspool, kuid sattus siiski kivivaringu alla. Selle tagajärjel teadmata kadus talu omanik, kes arvatavasti oli liustiku varisemise ajal oma loomadega laudas. Pinnase ebastabiilsuse ja suure jääsisalduse tõttu ligipääs katastroofipiirkonda on praegu tehnikale, turistidele ja kohalikele elanikele suletud. Egiptus. 31. mail Põhja-Egiptuse peamist sadamalinna Aleksandriat tabas võimas torm. Tugevad kuni 60 kilomeetrini tunnis ulatuvad tuuled, äikesetormid ja intensiivne rahe tekitasid linna tänavatel kaost. Torm langetas maha tänavalaterne, puid, reklaamtahvleid ja tekitas elanike seas paanikat. Tuuletormid ja otse akendesse lendava rahe tõttu kohviku külastajad olid sunnitud päästma end põgenemisega. Tänavad muutusid mäslevateks jõgedeks, sundides ettevõtteid sulgema uksi ja elanikke varju otsima. Osa linnast jäi elektrita. Rannikuteed ja maa-alused käigud ajutiselt suleti ning suurematele ristmikele tekkisid liiklusummikud. El Ramli linnaosas varises kokku elamu ja Sportingi linnaosas said osaliselt kahjustada veel 2 elamut. Võimude teatel inimohvreid ei olnud. Kohalik meedia teatas aga vähemalt 2 inimohvrist. Osa hoonest varises täpselt autole, milles nad viibisid. Üliõpilaste ohutuse tagamiseks Aleksandria ülikool lükkas eksamid edasi. Tormi tõttu olid ajutiselt suletud Aleksandria meresadamad ja peatatud kogu kalapüügitegevus. Linnavõimud kuulutasid välja maksimaalse hädaolukorra taseme. Sel aastaajal sellise tugevusega torm Egiptuse Vahemere rannikul on enneolematu sündmus. Nigeeria.
Nigeerias Mokwa linna 29. vastu 30. mai öösel tabanud tugevate vihmasadude tagajärjel tekkis ulatuslik üleujutus. Ta osutus üheks hävitavamaiks viimase 60 aasta jooksul. Hukkunute arv ületas 200 inimese piiri ja umbes 1000 kohalikku elanikku on endiselt teadmata kadunud. Katastroof tekitas linna infrastruktuurile tohutut kahju. 265 elamut hävisid täielikult, 2 strateegiliselt olulist silda olid minema uhutud märatsevate veevooludega. Kõige enam kannatada saanud piirkondades vee alla sattunud umbes 3000 hoonet. Üle 5000 inimese jäi kodutuks ja praegu vajab erakorralist abi. Tragöödia pealtnägijate sõnul vesi saabus kaugelt, ootamatult ja kiiresti, tabades halba üllatusena magavaid elanikke. Võimas, üle 2 meetri kõrgune veevoog hakkas kõike oma teel maha lammutama. Päästjate sõnul raevukas hoovus kandis paljud ohvrid Nigeri jõkke. Riiklik hädaolukordade haldamise amet on juhtumit juba kirjeldanud, kuid enneolematut üleujutust. Kõige muret tekitavam selle olukorra juures on aga see, et veel pole isegi mitte hooaja tipp. Kanada. Kanadas on vallandanud viimaste aastate üks rängemaid metsatulekahjude hooaegu. 3 provintsi korraga seisid silmitsi ulatuslike evakueerimistega. Oli sunnitud kodust lahkuma üle 26 000 inimese. Manitobas tulekahjude pindala oli peaaegu 3 korda suurem kui keskmine 5 aasta jooksul. Evakueerituid majutavad hotellid on ülerahvastatud, inimesed magavad õhkmadratsitel ja välivooditel. Mitmed kauged põlisrahvaste kogukonnad olid tulekahjude tõttu piiratud ilma vajaliku varustuseta. Inimesed võitlesid tulekahjudega aiavoolikutega ja kõigest 2 tuletõrjeautoga. Saskatchewani provintsis tulekahju hävitas umbes 400 hoonet ja tuletõrjujad tulekahju äärmusliku käitumise tõttu olid sunnitud taganema. Larongi linnas leegid jõudsid lennujaama, kahjustades tankerlennukite baasi, mida kasutatakse tulekahju õhust kustutamiseks. Albertas on 56 aktiivset tulekahju, millest peaaegu pooled on kontrolli alt väljas. Piirkondade ligipääsmatuse ja katastroofi ulatuse tõttu kustutamisega ühinesid Ameerika tuletõrjujad ja lennukid. Põlengute suits halvendas oluliselt õhukvaliteeti mitte ainult Kanadas, vaid ka mitmes USA osariigis. Põhja-Dakotas, Minnesotas ja Montanas õhku tunnistati ebatervislikuks. Suur suitsupilv ületas Atlandi ookeani ja jõudis 1. juunil Euroopasse. USA. 30. mail Kentucky osariigi Washingtoni maakonda ootamatult tabas vähemalt 2. kategooria tornaado. Selleks päevaks ei olnud tugevaid äikesetorme ega tornaadosid prognoositud ning hoiatus saadi vaid paar minutit enne tormi algust. Tornaado lükkas autosid ümber ja juuris puid välja. Arvukalt maju sai tõsiselt kahjustada, 2 neist hävisid täielikult. Tornaadolöögi tagajärjel hukkus 1 inimene ja 7 sai vigastada. 28. mai õhtul Texase pealinna Austinit tabas võimas superrakuline äikesetorm, mis põhjustas ulatuslikku hävingut. Linnas vaid poole tunniga sadas maha kuni 80 mm vihma, mis koormas drenaažisüsteemi üle ja põhjustas äkilisi üleujutusi. 1 inimest tulvad viisid minema, kahjuks ta hukkus. Ekspertide sõnul torm tõi endaga kaasa mikroplahvatust, mis jättis Austini kesklinna 16 kilomeetri pikkuse ja umbes 3 kilomeetri laiuse hiiglasliku hävitusjälje. 130 kilomeetrini tunnis ulatuvad tuuled murdsid puid ja rebisid maha majade katuseid linna ühes vanimas linnaosas, Hyde Parkis. Rohkem kui 72 000 abonenti jäid elektrita. Austin Bergstromi rahvusvahelises lennujaamas tuuleilid peksid puruks aknaid ja sõna otseses mõttes surusid sissepääsuuksed sisse. 1. juunil Põhja-Texase tihedalt asustatud piirkonda Dallas-Fort Worthi tabas võimas torm tugevate tuulte, paduvihma ja kuni 7 sentimeetrise läbimõõduga rahega. Eriti rängalt sai kannatada Evermani linn, kus jääkamakad purustasid autoaknaid ja kahjustasid majade katuseid. Välk lõi Pembrooki järve kaldal asuvas pargis varjualusesse, tappes 14 inimest, kes olid selle all vihma eest varjul. 2 inimest kaotasid teadvuse ja neid viidi haiglasse, ülejäänud said sündmuskohal ravi.
tornaado. 28. mail Armeenia linnas Arctic tornaado rebis maha mitme maja katuseid ja juuris väljapuid. Lisaks keeristormile Chiraki piirkonda tabas ka tugev rahe, mis kahjustas aedu ja teraviljasaaki. Tasub märkida, et tornaadod on Armeenias äärmiselt haruldased ja Chiraki piirkonna jaoks on see praktiliselt ainulaadne nähtus, kuna selle piirkonna tingimused ei soodusta keeristormide teket. 29. mail Küprose saar oli raskete ilmastikutingimuste küüsis. Saarel esines hoovihmasid, äikesetorme ja rahe. Ja Larnaka piirkonna Kalohorjo külas elanikud täheldasid haruldast tornaadot, mis tekitas kahju mõnele kinnisvarale. Samal päeval Türgi Antalya provintsis asuva Kasipasa linna tabas veel üks ebatüüpiline tornaado. Keestorm tekkis meres, kuid jõudis kaldale ja vaid 5 minutiga täielikult hävitas umbes 70 kasvuhoonet, rebis maha mõnede majade katuseid ning murdis maha palju puid ja poste, blokeerides ajutiselt teid. Pärast tornaadot piirkonnas sadas paduvihma koos rahehoogudega, mis olukorda veelgi süvendas. 30. mail ilmus Ukrainas Tšernigivi linna kohale taevasse hiiglaslik tornaado, õnneks ta ei puudutanud oma sabaga maad ja seetõttu ei tekitanud ka purustusi. On äärmiselt murettekitav, et tornaadod hakkasid ilmuma riigi põhjaosas, kus varem keeristormide tekkeks vajalikud tingimused praktiliselt puudusid. Üldiselt Euroopas viimastel aastatel on toimunud tornaadode arvu tohutu kasv. Ja see kasv on eksponentsiaalse trendiga. Ja 2024. aasta sai rekordilisemaks nende nähtuste poolest selles piirkonnas kogu vaatluste ajaloos. Täna tahame pöörduda otse oma vaatajate poole. Kas te kuulete, mida me püüame kõigile selle video vaatajatele edastada? Kas te mõistate, miks kõlavad ühest klipist teiseni samad sõnad? Kõige võimsam, rekordiline, see toimus esimakordselt, inimesed polnud valmis. Ühes riigis tuli üleujutus nii ootamatult, et inimesed, isegi need, kes on harjunud vihmaperioodidega, ei suutnud end päästa. Teises riigis, kus tornaadohoiatussüsteemid on hästi arenenud, ei osatud seda ennustada. 3. piirkonnas oli rahe nii tohutu, et jättis inimeste kehadele rebenhaavad. Kõik juba märkavad toimuvat, kuigi nad ei pruugi veel mõista muutuste täielikku sügavust. Pole tähtis, kus maanurgas te asute, on oluline mõista, et keegi pole immuunne eelseisvate kliimaohtude eest. Ja see, mida me teile räägime, pole katse hirmutada, nagu kommentaarides mõnikord kirjutatakse, vaid soov ette hoiatada, et keegi poleks ootamatult tabatud. Paljud jätkuvalt usuvad turvalisuse illusiooni, lootes, et hädad lähevad neist mööda, ainult seetõttu, et katastroof pole neid veel riivanud. Kuid miljonid inimesed üle maailma on sellega juba silmitsi sattunud, nende kodud on hävinud, lähedased hukkunud ja tulevik on maha kriipsutatud. See, et te oma akna taga ei tähelda ulatuslikke kataklüsme, ei tähenda, et neid ei toimu. Selline olukord näitab vaid seda, et kliimakatastroofide laine pole teie piirkonda veel jõudnud. Paraku on see vaid aja küsimus. Meil jätkuvalt on veel võimalus ja on väga oluline seda mitte käest lasta. See võimalus on Allatra rahvusvahelise teadusringkonna pakutud tehnoloogilised lahendused. Üks tehnoloogiatest on juba tõestanud oma tõhusust, demonstreerides praktikas kataklüsmide tugevuse ja sageduse vähenemist. Kui me hakkame kohe tegutsema, saame sündmuste käiku muuta.